varakevadist raamatuõhtut ja aeg on selline tore, et lumi hakkab ära sulama ja aina soojemaks läheb ja näeb tänapäeval sitte oli veel valge ja niimoodi kiiresti läheneb aeg, mille kirjastajad tellivad kõige rohkem, aga mida teised armastavad üle kõiges on suvi. Ehk siis saame näha, mis selle aasta suvi meie raamatupüükidega teeb praegu ja te saate seda kuulda pärastpool pikalt. Algas ühes kui teises raamatuketis soodusmüükide periood ja head ja paremat saab ikka 1, 2, 3 euro eest, et tere tulemast raamatukauplustesse ja veebipoodidesse. Aga Krista, kuidas sul see kevad on alanud? Vaiksemalt või ikka väga töiselt? Ikka väga töiselt. Ikka kohe väga. Aga mis puutub muidugi suvelisesse aega, siis ma soovitan kõigil väga varuda endale raamatuid, sest ei ole paremat asja, kui lugeda nii, et kuuleb, kuidas viip trummeldab kas katusele või kuhugi mujale mingi varjualuse peale ja seal on mõnus lugeda. Ma mäletan, et kõige magusamad lugemised olid suvel Lapas heinte peal, kui katusele oli vihma kuulda. Välja ei läinud niikuinii ja seal oli rõõm lugeda lihtsalt. Raamatukauplejate üks suurimaid lootusi on see, et suvi tuleks vihmane. Ehk siis inimesed käivad poes, ostavad raamatuid ja istuvad ja kuulavad, kuidas vihk rõdistab ja midagi muud pole teha kui lugeda. See on meie suur lootus, aga tõesti suvel on tore lugeda. Ja see oleks liiga jõhker pärast külma talve veel vihmane suvi loodab, et seda ei juhtu. No me oleme kannatanud sel aastal küll, nii et see suvi on meil välja teenitud juba. On juba olemas asi, mida ikka aeg-ajalt pakutakse, rannaraamat, kuigi ma arvan, et rannaraamat on suvaline raamat, mida randa kaasa võtta. Mida sa siis parajasti rannas loed? Just, see ongi rannaraamat, jah. Ta ei pruugi olla mingi mõttetu. Iga kord jahmatanud, kui näiteks Briti lehtedes tehakse tuntud kirjanike ja nende hulgas küsitlused, mis on teil nagu rannaraamat või suve lugemine. Ja kui siis nad hakkavad üksteist üle trumpama filosoofiliste teostega ja klassikaga ja kes ikka võtab mitu köödet kahkapäevikuid või mingeid niisuguseid asju kaasa. Ja see niisugust kerget meelelahutust sealt nimekirjadest küll ei leia. Aga eks nad üritavad suunata, et kui te filosoofiat lugeda ei taha, siis lugege minu raamatuid. No jah. Aga meil on täna igad siin tõesti, nii et... Alustame ühe väga huvitava kirjanikuga, keda Eestis siiamaani eriti vist ei teatud. Nüüd võib-olla siis rohkem. Rachel Kushner. Jah, Rachel Kushner on tõesti hästi huvitav kirjanik ja temast on juba mujal maailmas ammu juttu. Ta oli ka Bookeri lõppvalikus just selle sama Loomise järvega. Tal on kujunenud see kirjutamine niimoodi, et ta on kirjutanud raamatu iga 5 aasta järel. Ja kõik need raamatud on väga palju tähelepanu pälvinud. Ta ise on öelnud, et tal on seal ikka ühed ja samad mõtted väga erinevas kuues on, et kus me oleme, kuhu me läheme ja kust me tuleme ja kuidas saada üle võib-olla ka enesepettusest. See on viinud teda nii Kuubale kui ka kirjutanud on ta vanglast ja igatahes ükski tema raamatutest ei ole tähelepanuta jäänud. Pärast ta sündis Ameerikas, kasvas seal, on käinud ülikoolis nii poliitökonoomika alal kui ka lõpetanud minu meelest kirjanduskursused. Näiteks Jonathan Franzen oli tema õppejõud ja elanud väga paljudes kohtades Ameerikas kõigepealt ja siis ka väga mitmetes riikides Euroopas. Nii et ta on näinud väga erinevaid riike, erinevaid, ütleme ka ühiskonna ülesehitusi ja see kõik on teda pannud veel rohkem inimesest mõtlema, aga ta on mõnes mõttes väga omab, nagu öeldakse, et ta on kirjanik, keda võib kõige paremas, kõige õigem oleks ette kujutada kiire mootorratta sadulas kihutamas kuhugi ja jättes tähele panemata üldse, mis võib-olla kes talle ette jääb või kes teda takistada püüab. Ja selles Loomise järves on ta siis loonud niisuguse kangelanna, keda keegi iseloomustas, ma ei tea, kui palju teist on näinud seda Apple TV äraäetud hobuseid. Seal on üks vana spioon, maha kantud spioonide hulgast, keda mängib Gary Oldman. Et on öeldud, et selle raamatu kangelane on nii nagu see Gary Oldmani kangelane, kes on 34-aastase noore ilusa naise kehas. See on siis, ta on, ütleme,
agent, kes peaks minema ja uurima ühte ökogruppi. Arvatakse, et nad kavatsevad terroriakte ja ta siis peaks nagu nende hulka sisse imbuma. Ta nimi on Sadie Smith. Siin raamatus ei ole isegi see kindel, kas ta on selle nime all tegelikult. Kõik tema juures on väga kahtlane. Alles lõpupoole hakkab nagu aru saama, kes ta ise kõige selle juures on. Ta ropendab, vannub, ta joob, ta on sügavalt küüniline ja tema tekst siin raamatus on puhas kuld. Seda võib iga lauset nautida, aga seda, mismoodi ta ümbritsevat maailma vaatab. Aga no ütleme, et selle all on niisugune väga mõistlik ellusuhtumine, paljuski jalad maa peal. Ja siis ta läheb ja püüabki imbuda. Selle pealkirja on Loomise järv. Ütleme, see loomine tähendabki siis võib-olla algallikate juurde minemist, vesi ka kunagine kõige eluallikas, kuigi Kushner ise ütles, et selle pealkirja peale tuli ta lihtsalt niimoodi, et ta tundis, et tal on vaja oma raamatule kindlasti pealkirja. Aga ükskord kuulis ta ühe vähetuntud ansambli muusikat autos sõites ja ühe pala pealkiri oli Loomise järv ja ta ütles, et just seda ongi ta otsinud, see on tema raamatu pealkiri. Aga siin jah, see Sadie Smith läheb ühe paaris üles korjatud mehe kaudu Lõuna-Prantsusmaale, kus see ökogrupp tegutseb, nad elavad koobastes ja selgub siis, et nende juht on väga tugevalt ühe filosoofi mõju all ja see filosoof ka eelistab koopas elamist, aga nad peavad meiliteel kirjavahetust. Ja filosoofi üks teesidest on see, et tegelikult oleks pidanud inimeste areng minema edasi mööda neandertallasi, kes olid palju loomingulisemad ja igatepidi etemad ja võtsid elus ka rohkem tegelikult ette, mitte mööda kromagnoonlasi, kes on väga tuimad. Ja ta nagu pühendubki nende neandertallaste uurimisele ja siis kogu selle vaimukuste tulevärgi taustal võib öelda ka seda, et see raamat mõtiskleb tõesti selle üle, et kust inimesed on tulnud, inimkond kui selline, kus me praegu oleme, kuhu me edasi läheme, päris tõsiselt mõtiskleb ja vaatab ka tõesti, millised võimalikud arenguteed oleksid võinud olla. Aga see kõik on sedavõrd vaimukalt ja lühikeste peatükkidena kirja pandud, et igav ei hakka seda lugedes küll kordagi. Ja pean ütlema, et see peategelane mulle ikka väga meeldib, sest see on lihtsalt nii huvitavalt kirjutatud. Tal on siin ka niisuguseid väikseid toredaid vinjette nagu väike torge üldtekile. Seal on ka üks niisugune tegelane, keda mainitakse, kes on äratuntavalt ülpekk, kelle kohta öeldakse, et tal on hõrenevate luudega vanaemaga võrdne erootilisus või midagi niisugust. Aga no niisugused ja ta on hõredate juustega ja ma ei tea, mis ta seal kõike veel kokku keerab, aga ta on nii äratuntavalt ülpekk muidugi, et kõik, kes seda aru saavad, naeravad muidugi. Ja seal on parajaid torkeid veel teistelegi, sest ega see Sadie ei löö nagu risti ette. Aga see on väga samal ajal on ta tegelikult üllatavalt soe ja inimlik raamat. Nii et lõpp veel eriti ka veel. Ta olevatki alguses mõelnud, et selle lõppu kirjutada palju kõledamaks, aga iseenesest ka, kui see siis tal lõpuks ikkagi kirjutatud sais, ta oli ise ka väga õnnelik, et see just niimoodi välja kukkus. Nii et see mingis mõttes oli ka talle üllatuseks. Ta läheb, sel aastal läheb Helsingisse, Helsingi Litile, kes parasjagu on Helsingis ja tahab minna kirjutusfestivalile, siis ma arvan, et teda tasuks kindlasti kuulata. Ja vaatan, ta on igatahes niisugune kirjanik, kelle kohta ma mõtlen, et ma tahaks väga näha, mida ta edasi teeb ja kuhu ta nüüd sellest raamatust omakorda läheb. Ja kui vaadata tõesti neid selle Pukkeri preemia lõppvalikus olnud autoreid, siis ta vaieldamatult on üks huvitavamaid neist. Mina kohtasin enda jaoks, tutvusin Kushneriga paar aastat tagasi, kui ilmus tema The Mars Room, Marsi tuba. Sõna kõle, mis ta kasutasid, et see tema kohta, tema raamatute kohta tegelikult on ime hea tabakäija.
et ega see marsituba, mikspärast ma otsustasin seda mitte välja anda, oligi see, et ta oli nii kõle, et see tegevus toimub naiste vanglas. Ja see, kuidas ta räägib nendest süsteemi hammasrataste vahele jäänud inimestest, see ongi see tunne, mis sinust jääb mingi kõledus, ja seda kõledust natuke kartma ja mina juba kardavad kõik teised ka. Ja sinna taha see tegelikult jäigi. Ja ma sellel ajal siis uurisin hästi palju seda, mida ta varem kirjutanud on. Ja ta on tõesti kandideerinud, peaaegu kõik tema raamatud on kandideerinud kõigile, kõigile, 2 suurele kirjanduspreemial on siis Ameerika ja siis Booker, siis Inglismaa põhine. Ja siis see Marsron või see kumb võitis selle tõlkekirjanduse Medici preemia. Mars, jah, et ta on tõesti ikkagi väga kõrgelt hinnatud autor ja see, mis Krista mainis, et see kujutage ette ühte nahkrivastes naist motoratta seljas, ehk tõenäoliselt siis Harley Davidsoni seljas, eks, et üks tema hobisid on vanade autode kogumine. Teda nimetatakse tänapäeva Jean Gideoniks ja tema essee kogumiku kaane peal on, siis ta istub seal oma auto kapoti najale toetub, nii nagu John Gideon oma raamatu kaane kunagi 30 aastat tagasi. Ja kõik, et tema eeskujul on ikkagi kirjandusklassika absoluutne tipp. Mis mind tema juures hirmsasti köidab, on see, kui tublisti ta teeb seda uurimistööd enne kirjutama hakkamist. Ehk see, mis me loeme siin selle neandertallaste inimeste konflikt, kuidas see homo sapiens ikkagi siis võimule pääses, eks. See võrdlus oli päris tore. Ta ütles, et neandertallased võitlesid ja jahtisid lühikeste odadega, aga homo sapiens tuli oma pika odaga ja tema siis pälvis võidu, kuigi ta oli roll nagu saavas, eks. Et see uurimistöö selle raamatu taga on ikkagi metsik. See, kuidas ta ennast ajalooteaduse slängiga kurssi viib ja kui hästi ta seda kasutab. Ja tõesti see peategelane ja tegelikult raamatu jutustav stiil on nii mõnusalt sarkastiline, et seda on lust lugeda. Ja lust lugeda on ka seda tõlget. Tõlge on väga-väga hea, kiidan kõrgesti, eile saatsin tõlkijale ka kirja, kus ütlesin, et tõlge on ikkagi tipptasemel. Ja see, kohe ütlen veel selle Kuscheri kohta, et see Lõuna-Prantsusmaa tegevuspaik, seda ta tunneb tegelikult päris hästi, sellepärast on aastaid 20 aastat käinud oma abikaasa ja lapsega Prantsusmaal puhkamas ja üks nendest küladest, kus nad siis tihtipeale peatuvad, on seesama, kus selle romaani tegevuski toimub. Ja prantsuse keel on nende peres teine keel ja ta tunneb seda kuigi Ameerika kirjanikuni, aga selle raamatuga kirjutas peamiselt ikkagi Ameerikas, et seda Prantsusmaa kanti seal kaljude kandis tunneb ta väga hästi. Ja tegelikult sa ütled, et rääksid sellest kõledusest, siis iseenesest see Loomise järv ei ole kõle. See on sarkastiline, aga kõle ta ei ole ja lootusetu ta ka ei ole. Ja väga huvitav on vaadata, kuidas tegelikult see peategelane, ta ütles, et teda huvitasid need kirjanikuna koopad ja neandertallased ja kui ta hakkas sellega tegelema, aga ta mõtles just, et mismoodi ta seda raamatus esitleb ja ta käis ja mõtles tükk aega ja ta ei leidnud seda õiget hetke, kuidas, mis nurga all. Ja siis ta sai järsku aru, et tegelikult tal oleks vaja kedagi teist, kes nii-öelda serveerib kellegi selle tema seisukohti kõrvalt, kes tutvub nendega ja serveerib oma pilgu läbi. Ja tal on vaja just inimest, kes neist kahtleb, kes on isegi ei ole nõus nende seisukohtadega ja et siis tema suu ja pilgu läbi neid esitada ja niipea, kui ta siis oli esimese lause kirja pandud, siis ta sai aru, et täpselt nii see ongi. Ja siis oligi vaja see naine luua ja et ta on nüüd mingi salaagent, siis ta tegelikult eeskujuks on üks prantsuse krimikirjanik ja tegelikult oli mingil määral ka Le Carré tal eeskujuks. Aga sellest kõigest tegi ta täiesti omamoodi selle teose ja väga huvitavalt ta kirjeldab jah, kuidas see Seidi siis ise vähehaaval endalegi märkamatult hakkas kaasa minema ka kogu nende neandertaalast puudutavate teooriatega ja kogu selle mõttega, et võib-olla oleks olnud võimalik mingi muu tee või. Aga õnneks tõesti on kõik niisuguses lõbusas
lõbusas sarkasmi kastmes, sest et kui kas või lugeda seda, mismoodi ta kirjeldab Prantsuse teid ja Prantsuse, kus ta teeb neid peatusi, Prantsuse võõraste maju ja teeäärseid kõrtsegi, juba see on täiesti rõõm. See spioonikirjanduse viide on Carré eeskujuna, et see on ju täiesti tore, mina hakkasin seda lugema spiooniromaanina ja siiamaani ma olen täiesti õigel rajal. Kuigi ta võib-olla mõttes ei olnud, et ta peaks seda spiooniromaanina kirjutama. No see oli jälle üks võte, et kuidas paremini edasi anda seda, mis ta tegelikult tahab kirjutada. Ja see ongi nii, et see raamat ongi selles mõttes ootamatuse täis, et arvad, et oled spiooniromaan, siis vaatad, et see on hoopis nagu ajalooline romaan, siis vaatad, et see on hoopis filosoofiline romaan, siis kisub asi jälle väga teravaks. Ütleme, et jah, spiooniromaan selles mõttes, et niisugust taplist ja tabaajamist seal tõesti ei ole, mitte mingit. Infiltreerumise teema on see ikkagi päris tõsiselt. See on olemas. Teemaks, et see tekitab selle põnevust. Ja, see on täiesti olemas. Kas keegi saab aru, et tegelikult ei ole see, kellele ta tahab ennast näidata. Ja tõesti see tema nimi, et me ei teagi, et mis ta päris nimi on. Et seal on palju selliseid asju, mis spiooniromaanile väga hästi sobivad. Aga see on tänapäeva kirjanduse üks põhiteemasid on see, et mingitest asjadest räägib jutustaja, keda ei saa absoluutselt usaldada. Ja et siis hiljem alles selgub, mis tegelikult võib-olla aset leidis. No jah, seda jutustajat ka väga palju ei saa usaldada, aga see on huvitav pilt, mille läbi me seda kõike näeme. Nii et see on tõesti niisugune raamat, mida ma südames soovitan. See on, ta on niisugune raamat, et võib öelda, et ta on tõsine raamat, väga tõsine, aga samal ajal ei ole ka. Ta on kogu see niisugune irooniline pilt. Ja tegelikult ka niisugune huumor, mis siin on ikka väga kosutav. Ja maailmas, kus kõik ennast kohutavalt tõsiselt võtavad, siis seda niisugust sarkastilist pilku on väga mõnus lugeda mõnikord. Sest pigem kaldub maailm tihtipeale just sentimentaalsuse poole, vahelduseks ka sarkasmi natuke. Kas keegi on lugenud Kušteri varem tema varasemaid asju? Siit esireast on tegelikult. No igal juhul on ta autor, kellele tasub tähelepanu pöörata ja tõesti, eks näed, mis ta edasi teeb, aga tal on iga 5 aasta tagant raamat tulnud, nii et siis 5 aastat on ilmselt materjali kogumine ja küpsemine ja siis tuleb ka raamat. Minu meelest vist David Mitchellil 7 aastat, nii et David Mitchellilt on ka varsti midagi oodata. Väga paljud on pannud endale lugeja jaoks väga ebameeldivad tähtajad, tõesti ja need ei ole üks lühikesed, eks. Colin Hoover kirjutab 2 raamatut aastas ja meil üldse ei huvita, eks. Chris Whittaker kirjutab, tal on ka 5 aastat. Ja see on ikka mõne jaoks kannatamatult pikk aeg, et me ei jaksa oodata. Ma ei jaksa tõesti oodata, ma trambin jalgu, aga see peaks juba saama nüüd täis 7 aastat. Ja oi, kui siis tuleb välja, et tegelikult ei ole seda lõpetanud veel. Donna Tartt on üks selliseid kirjanikke, kes väga ülbelt ütleb, et ta kirjutab ühte raamatut 10 aastat, aga nüüd on pereprobleemide, ema on väga haige, et seal on nüüd sellest 10 aastast tänaseks saanud juba 13 aastat ja ütleme, et lugejad ikkagi ootavad pingsalt. No jah, aga kuna meil on siin nii tohutult palju raamatuid, siis võib-olla ma arvan, et lähme edasi, aga südames soovitan, kui te moodsat aega üldse nagu loete, siis see on üks säravamaid viimasel ajal käida tulnud kindlasti. Ma ei taha öelda, et teised on halvemad, aga näiteks eelmine raamat, see Koer minu lauas, see oli pigem niisugune, ütleme, tasane raamat oma jutustamisstiililt ja kõigelt. Seal toimus küll igasuguseid asju, aga pigem oli selle toon mõtisklev. Siis Kuštneril ei ole, see on ikkagi suht raju raamat. Võtame järgmise, selle moodsa aja kohta ütleme muidugi niimoodi, et kes on lugenud, et kes ei ole lugenud, see võtke kähku nüüd ette, see riiul on päris pikk, et on ikkagi järeleaitamistunde vaja kõvasti. Et üks sarjadest, mida kinnisilmi võin soovitada, Krista noogutab kinnisilmi kaasa. Kvaliteetne lugemiselamus on garanteeritud. Aga järgmine raamat on H.A. Fikri Märkimisväärne elu. Ja see on nüüd raamat ja autor, kelle otsa ma komistasin tänu selle raamatu tõlkijale.
ütles, et selle tuleb kindlasti välja anda ja Gabriel Zevin sel hetkel, nüüd juba 5 aastat tagasi, ei olnud veel üleilmakuulus autor, kelle romaani siis kõik kirjastajad maailmas endale ihaldaksid. Ja ta jäi riiulisse seisma ja õiget aega ootama, sellepärast et see homme, mis tegi Gabriel Zevinist siis maailmakuulsa kirjaniku, et tema ma panin siis esikohale ja Fikri jäi ootama õiget aega. Ja siis sattusid talle, nii nagu need õiget aega ootavatel asjadel tihti on, sattusid sinna ette igasugused karid ja kodaratesse loobitud kaikad. Ja nüüd lõpuks ta siis ilmus filmikaane kujundusega. Ma olen seda raamatut tutvustus alati öelnud, et jumala pärast, et lugege seda raamatut, aga filmi vaadake. Ja nüüd ma olen siin, eks filmiplakat on raamatu kaane peale pandud ja üritan siis õigustada seda käiku. See on nüüd raamat, mida ma soovitan kõikidele. Ma tean, et see seltskond siin on täiesti õige seltskond kõigile, kes armastavad lugeda, armastavad raamatuid, armastavad raamatukauplustes käia ja see nimekiri on hästi pikk, mida need raamatutega veel teha saab. See räägib ühest oma elus pettunud raamatukaupmeest, kelle abikaasa on õnnetul kombel surma saanud ja ta oma elus enam eriti sihti ei näe ja nii ongi saanud sellest võib-olla suhteliselt kenast mehest selline torisev ja ebameeldiv tüüp, kes oma raamatupoe klientidele nähvab, et kui teile raamatuvaras ei meeldi, siis mis te üldse siia tulete ja nii edasi, selliseid solvavaid märkuseid ta teeb, aga tegelikult ja siis raamatu läbiv teema on siis armastuslugu raamatukirjastuse müügiesindaja ja siis raamatukaupluse juhataja või omaniku vahel. Aga see tegelikult selle raamatu puhul, kuigi ta on selline kandev joon, ei ole üldse kõige olulisem. Selle raamatu 2 väga olulist siis sellist liini selle armastusloo juures on ka seotud raamatutega. Üks on siis see, et selle H.A. Fikrilt varastatakse ühel kohutaval ööl tema raamatukollektsiooni üks ja ainus pärl, Edgar Allan Poe luulekogu inglise keeles Tamerlane, Ade Poems, eesti keeles siis Tamerlan, mis ilmus 1827 ja selle tiraaž, erinevad allikad ei ole kindlad, et mis see õige on, 40 või 50 eksemplari, millest tänapäevani on siis säilinud 12, millest 2 on erakogudes ja neid siis umbes iga 10 aasta tagant müüakse. Ja siis viimane, ma kirjutasin välja ka, ma olen tööd ka teinud, viimane eksemplar 24. aastal müüdi $420,000 eest ja need 2 eksemplari, mis niimoodi kollektsioone vahetavad iga 10 aasta tagant, siis nad kannavad esimese kollektsionääri nime. Ehk siis, ma kirjutasin need ka välja, Svatkosi ja Teini Tamerlane. Siis selle Tamerlane'i siis taganutmise ja otsimise teema on siis see üks, aga teine väga tore teema ja tõesti väga humoorikas teema selles raamatus on siis üks raamat, mille esimesel kohtumisel kirjastuse müügiagent annab raamatukaupluse juhataja. Ameerikas on sellised asjad nagu proofid, advanced readers copy'd, mis siis raamatukauplustele kirjastused välja saadavad ja raamatukauplused, olles siis tutvunud selle raamatu peaaegu lõpliku käsikirjaga, otsustavad, kas nad võtavad selle müüki või mitte ja nii käivadki need kirjastuse müügiagendid tegelikult päris suurte kohvrite ja kottidega raamatukauplejate juures, panevad neile laua peale tohutu hunniku raamatuid ja loodavad, et nad siis 6 kuu pärast, kui see uus hooaeg algab, tellivad seda raamatut endale müüki. Et seal ei ole niimoodi nagu meil Rahvaraamatus näiteks, et kõik, kes raamatu välja annavad, tõenäoliselt saavad seda ka müüki panna, et seal ikkagi iga kauplus otsustab seda ise ja umbes 6 kuud enne selle raamatu müügile tulekut. Ja üks selline raamat, mida siis see noor daam raamatukaupleja annab, on siis pealkirjaga Hiline tärkaja, mille autor on Leon Friedman. Ja oi, kuidas sellele peategelasele see raamat ei meeldi sel hetkel, kui ta seda esimest korda loeb, sellepärast et see on ilukirjanduslik memoaar, mis üldse ei kõlba lugeda ja mida ei tohiks isegi kirjutada. Aga kui ta siis hakkab selle noore raamatukirjastuse esindajaga liini ajama, siis ta arvab, et ta peaks selle raamatu läbi lugema ja olles selle raamatu läbi lugenud, ütleb ta, et see on üks parimaid raamatuid, mida tema oma elus on lugenud.
ja siis see mulle kui raamatukirjastaja ja teile kui raamatulugejatele ja ma arvan siin mõnele raamatukauplejale ka on väga tore see, kui hakatakse organiseerima siis selle Leon Friedmani autogrammi õhtut ja see, kui tore inimene see siis kokkuvõttes on. Ma ei saa teile ju lõppu ära rääkida, te peate ise ka lugema, aga see on tõesti selline halenaljakas lugu, millega väga paljud raamatukauplejad igal pool maailmas ja meil Eestis siis raamatuesitluste korraldajad ja ka raamatukogud siis kokku peavad puutuma. Aga teine või kolmas tähendab, mis mulle selle raamatu just tohutult meeldib, on see, et iga peatükk alustab väikene lõigukene, mille A.J. Fikri on kirjutanud oma siis ma ei tea, kas lemmikraamatute kohta, aga mida ta siis parajasti loeb, et kõigil meil on lugemispäevikud, aga tema on oma lugemispäevik üles ehitanud sedasi, et ta kirjutab oma tütrele, miks tema peaks seda raamatut lugema ja seal on siis, ma ei tea, umbes 12-14 niinimetatud siis arvustust või raamatu tutvustust oma tütrele, mida ma arvan, et kõik võiksid lugeda neid tutvustusi ja pärast seda ka raamatut. Et sa, Krista, oled jõudnud seda sirvida ka? Ja, ma jõudsin seda sirvida ja ma ütleks küll, et see on raamat, mis on sügavalt läbi imbunud raamatute armastusest. Sest eks see raamatute armastus tegelikult viibki nad kokku. Nii see kirjastaja kui ka raamatukaupmees mõlemad kirglikult armastavad raamatuid ja kogu see tõredus, mis selle raamatukaupmehel on, eks see ongi siis sellest tulnud, et ta on kõigi oma raamatutega, nad olid väga õnnelikud oma naisega ja kui naine tõesti surma sai, siis see armastus ja rõõm muutus nagu natuke kibeduseks kogu maailma vastu, aga iseenesest ei olnud see ka lõplikult kadunud. Aga seal on ka hästi palju igast päris vahvaid kõrvaltegelasi, nagu vist kohalik politseinik ja mis sealt tulema hakkab, kes ka võib-olla ei arvanudki, et tema elu võiks kuskil raamatutega lõikuda, oma suureks jahmatuseks see siiski juhtus. Nii et tegelikult see on niisugune ühe saare peal olev Ameerika väike asula ja selle ainus raamatupood. Vaata, huvitaval kombel praegu ilmubki üsna palju raamatupoodidest raamatuid ja on need siis mingid kellelegi päranduseks jäänud väiksed raamatupoed või siis mõned raamatupoed, kus äkitselt hakatakse tegelema uurimisega või igal juhul olgu need raamatud millised tahes ja millise süžeega tahes, ma soovitan alati lugeda raamatupoodide kohta käivaid raamatuid, sest seal alati vähemalt mõni tegelane on niisugune, kes armastab raamatuid nii kirglikult, et ei suuda ühelegi raamatule vastu panna. Ja see mõjub alati kosutavana. Nii et selles mõttes on see vaieldamatult ka niisugune raamat, mis jälle tuletab meelde, miks raamatud on olulised. See oli tal üks esimesi raamatuid, mis ta kirjutas, see Gabriele Seven või? Teine või nii. See oli kolmas võib-olla, aga see oli juba päris menukas, aga homsega ta lendas muidugi niimoodi kõrgesse taevasse kirjandusmaailmas. Aga ma arvan, et tore lugu ja seal on palju selliseid asju, kus me mingid selliseid tegevusliine, nagu see politseinik Lemaias. Ta oli alguses konstable, aga siis ta sai inspektoriks. Igatahes see ei olegi jõuline, aga tema teeb siis raamatukauplus oma raamatuklubi. Ütleme sellised väga palju sentimentaalseks kiskuda võivaid kohti, mida selline hoiab väga ilusti, et ta ei lange sellest mingist kriitilisest joonest allapoole. No, ta ikka kisub küll sentimentaalseks. Ta hoidke seda, et mulle meeldiks mõelda, et ta üritas hoida ennast sentimentaalsusesse laskumas. Aga seal on, kes nutta tahab, see nutta saab. No, ja sa ütled, et ei laskunud sentimentaalselt. Ei, aga nutta me võime igal pool. See üks tore tegelane veel, kes võib-olla siis läbi vist algusest peale ülimalt positiivne on siis see tütar Maia, kes jäetakse tema raamatukauplusse lasteosakonna riiulite vahele ja kelle siis see Fikri üles kasvatab koos oma naisega. Ja seal on selliseid kohti. Ma olen lugenud seda raamatut 4 korda ja esimest korda lugedes mulle jäi nüüd mulje just see, mis ma tahaks, et teile ei jääks. Ehk see sentimentaalne armastuslugu, aga tegelikult need raamatud, see lugemine, see lugemisest saadav mõnu on selle raamatu peamine point. Jah, kes tahab endale veel vaikselt kinnitust, et raamatud on ikka lahedad ja raamatupoes on hea olla ja
raamatute keskel on niisugune tunne, et nad omavahel ka räägivad ja seal raamatus see tunne muidugi on. Ma väga loodan, et tegelikult see Eesti raamatu aasta nüüd läbi saab, et see tunne jääb ka kuskil õhku mingi hirvik kass rippuma. Mitte ei unustata seda jälle ära, et tore oli, rääkisime raamatutest, nüüd aitab. Sest sel aastal see on taustaks ikkagi olnud. Ja võiks küll edasi minna. Iga niisugune raamat muidugi, mis räägib raamatutest, ma arvan, võib-olla ikkagi seda raamatu lugemise isu kasvatab. Meie oleme selle raamatu aasta taustal ja kogu aeg hoidnud seda loe raamatuid loe eesti keeles slogani all, mis oli siis kirjastuste ja raamatukauplejate poolne see panus selle 500-aastasele raamatule. Et seda 500 aastat me ei ole teile siin ühegi korral logona näidanud ja kuidagi mööda ta meist selles mõttes läks, et me ikkagi üritame teid nüüd hoida selle peale, et see 500 aastat kestab ka järgmised 500 aastat. Jaa, igal juhul edasi võib küll minna ja me oleme alati toome siia just nüüd eesti keeles raamatuid. Ilus tõlge on sellel ka, sellel Selini raamatul, nii et ei ole midagi öelda. Ja kas me läheme nüüd uute raamatute juurde ja siis meil on tohutu pikk jutt rääkida teile ühe leti kohta, kus me siin mõne publikus viibiva kena inimesega ahetasime. Aga sul on ikkagi Eesti ilukirjanik number 1 ja 2, Tõnu Õnne, palun. Jaa, mul on täiesti ilukirjanik siin, kelle raamat on just ilmunud. See on Tööpäev. Ma usun, et kõik, kes on lugenud kunagi Õnnepalud, ehmatavad esimesel hetkel ära, sest Õnnepalu kujundused on alati olnud väga tagasihoidlikud, pastelsetes toonides ja muu selline. Ja nüüd järsku niisugune. Siin peal on agarad töömesilased, raamatu nimi on Töönädal ja tegelikult see ei ole mitte nii palju niisugune mõtisklus, vaid see kisub ikka romaaniks kätte. See on muidugi ehte õnnepalulik romaan. Ja see ongi tööst ja inimestest, kes tööd teevad. Ja seal on võetud läbi väga kummalised tegelased ja nende arengud ja mismoodi see töö siis võib olla, kui see on töö, mida tegelikult peab tegema, mitte nagu siin tagakaanel ka on öeldud, mitte ei ole kutsumus, vaid töö, mida sul on vaja teha. Aga hea raamat on. Üks tuttav, kes seda käsikirja luges, ütles, et see on võib-olla Õnnepalu kõige tugevam romaan, aga eks see jääb iga ühe enda otsustada. Ja siin peal on see banderoll, ütleb, et see on veel ka Varraku 35 aastat tähistav raamat tuli meil välja. Nii et praegu teda on igal pool näha ja saada, soovitan soojalt. Sa nüüd 35 aastat lugesid kokku, aga mitu raamatut olete 35 aastat? Taevas, kes seda oskab öelda? No aga Sirje, sa ei oska öelda? Ei, kahjuks ei oska. Neid on väga palju, ma ütlen. Ma tuhan neid kastam, jah. Niimoodi nagu loetakse 1, 2, 3 ja palju, meil on juba palju. 50 juures läheb sassi see lugemine. Jaa. Aga Sirje rääkis mulle, et see raamatut on kirjutanud selle oma siis selle aedniku perioodist. No ilmselt jah. Kus kohast ta aednik oli? Ta oli Luual oli aednik, aga tegelikult muidugi ühe raamatu ta kirjutas sellest ka, kui ta oli aednik mitte Eestis, vaid oli Inglismaal. Minu meelest ühes väga peenes aias oli ta mingit aega ja selle pealkiri vist oli Inglise aed või midagi niisugust, kus ta ka oma muljeid kirjutas, aga Luual ta oli ka aednik, jah. Nii et ta on väga paljudes kohtades tegelikult, ta on ise bioloog tegelikult hariduselt ja ta sellepärast ka tunneb eriti rõõmu aedniku tööst, sest see on ka taimedega tegelemine. Ja Õnnepalul on ka, kes temaga kirjutatud üldse väga hindab, on ka selles botaanikaaia luulekogus on tema saatesõna. Nii et praegu ta on taimedest kirjutanud ja tööst taimedega, aga siin on jah, Õnnepalul ongi nii, et ükskõik mida ta teeb ja mida ta puudutab, sealt sünnib raamat. Ja seal on ära tuntav Õnnepalu stiil, nii et tasub igal juhul lugeda. Õnnepalu ise vist ka seal alati näppupidi sees on. No eks ta näppupidi on. Ise endast ju kirjutab tegelikult. Jaa. Jah, ja tal kukub see siiski nii välja, et see on huvitav, et ta ise endast kirjutab. Kõikidel ei kuku, aga temal kukub.
See on mõrgutaja. Ta on mõrgutaja jah, aga kui sa lähed mõrgutusega kaasa vaikselt, siis on huvitav. Kõik ei peagi olema nii, et ei ole mõrgutanud. Kushner ei ole mõrgutamine, see on väga raiu, aga samal ajal jah, Õnnepalu ongi mõrgutaja. Õnnepalu lugemine võib-olla ongi selline mõrgutamine meditatsioon. Selline, sa lähedki selle mõttega kaasa ja võib-olla ühel hetkel avastad, et sa oled selle mõttega sealt raamatust ka välja läinud juba, aga siis rabinal tuled sinna jälle tagasi. Ta on selline omapärane kirjanik, kelle actionit ei toimu üheski raamatus, aga keda loetakse ikkagi alati. Nii kui uus raamat välja tuleb, nii seda ostetakse ja raamatukogust tõenäoliselt saab ka järjekorras pikad olema. Temaga oli ka Plektrum minu eest just eile. Jah, nii et võib-olla see veel loob nagu niisuguse tausta sellele raamatule, nii et tasub kuulata. Ja raamatu esitus peaks ka tulema selle kuu jooksul, nii et eks selle kohta on ka teateid. Me jõume siit Õnnepalust kuulema ikka nüüd lähema kuu jooksul. No ma arvan küll, et kuuleme ikka kohe väga. No ma näitan teile jälle paberi peal raamatut, eks ole. Et kirjast ja elu ei ole üldse meie lahkumine, millest mesilastest hoolimata, eks. Et see raamat oleks võinud ju täna siia raamatukaupluse leti peale jõuda. Lian Aleksanderi Armastusega sinu ema. Kahjuks ta siia ei jõudnud, aga ma juba tean, et ta jõua homme hommikul, et te saate kõik homme kell 10:30 lahti saate siia tulla, raamat ära osta. See raamat räägin ka lugemisest ja seekord kirjanikest ja kirjandusagentidest ehk see on kriminaalromaan selle sõna, või ütleme siis krimipõnevik selle termini kõige paremas mõistes. Autor, kes on kirjutanud 3 romaani, mille edu oli meeletu, ei ole pärast seda 3 romaani 20 aasta jooksul kirjutanud mitte ühtegi rida. Kuni ta siis õnnetult otsa saab jooksul ajal. Tema tütar, kes ei ole oma emaga kunagi erilist klappi leidnud, saab ühel hetkel kirja, kus teda utsitatakse uurima, mis tema ema surma taga oli. Ja selle kirja allkirjaks on Armastusega sinu ema. Valguse saab ülimalt pöörane põnevik, kus kõik see, mida ta on endast, oma perekonnast ja oma emast teadnud, pööratakse pea peale. Nagu kombeks põnevike puhul lõppu ära rääkida ei saa, muidu ei ole see raamatu mingit mõtet. Räägiksin küll hea meelega. Aga jah, selle põneviku natukene varjujääv osa, selle põnevus, ilma põnevuseta osa on siis see, mismoodi toimub Ameerikas kirjastamine. Ehk siis kuidas kirjanikust saab kirjanikul, kui oluline on kirjanikule leida agent, kes temasse usub ja kes on see, kes siis selle käsikirja kirjastusele müüb. Et see, nagu Eestis on nii lihtsaks läinud see asi, et inimesed annavad ise oma raamatuid välja või siis saadavad oma käsikirja kirjastuse postkasti. Et sellist asja Ameerikas naljalt ei sünni, et seal vahel on alati agendid ja see on nüüd selline selle krimiloo kõrval väga tore lugu sellest, kuidas Ameerikas kirjanikud ja nende agendid peavad hästi läbi saama. Nii et soovitan selle suurepärast põnevikku ja see oli eelmine aasta, mis nüüd natukene pöörab ümber seda minu sõnastust. Amazoni toel on maailma kirjanikud hakanud oma raamatud ise välja andma ja teevad seda tihtipeale ka või ütleme siis suhteliselt harva küll, aga väga suure eduga. Ja Lian Aleksander on üks nendest kirjanikest, kes on kogu oma loomingu välja andnud ise Amazoni kaudu e-raamatutena ja see Lian Aleksander on tema siis tõenäoliselt mingi 10. või 12. pseudonüüm. Et kõik oma siis mingisugused raamatusarjakesed annab ta välja uue nime all, et tal ei oleks eelmise raamatu taapka. Aga tema korjati ka nüüd, üks agent korjas ta üles, et nii selle raamatu annab nüüd suurkirjastus välja. Ja sealt kaudu siis vallutas ta maailma. Eelmine aasta avaldati see 20 keeles ja minu teada neid keeli või riike, kuhu need õigused müüdud on kuskil 30 ringis, nii et meie tuleme nüüd ka selles ilusas reas välja. Nii, Kristal on uus vana asi. Jah, ma lihtsalt juhiks tähelepanu Aldous Huxley. See on siis Hieronymuse sarjas Postimehe kirjastus. Või ei ole, vabandust, Ilmamaa, jah, miks ma arvasin Postimehes, ma ei tea, aga jah, oleks võib-olla, jah. Sinnituna kaasas, no Huxley't on välja antud eesti keeles, kunagi anti need kontunud lehed ja muidugi kõige tuntum on ta ilmselt Eestis selle hea uue ilmapärast, mis on siis
düstoopia, mida ta kirjutas siis, kui düstoopiatel nii moes ei olnud nagu praegu, sest praegu võib neid iga nurga taga näha. Aga Huxley oli vaieldamatult hästi mõjukas intellektuaal 20. sajandi algupoolel ja ka kirjanik, kes kirjutas nii ilukirjandust kui siis ka esseesid, käsitlusi. Ta on ka kirjutanud päris huvitavaid asju, näiteks mitmesuguste narkootikumide mõjust inimestele ja inimese teadvusele. Ja peale selle on praegu ju isegi olemas ka Eestis tegutsev Huxley selts minu meelest ja tema loomingu ja kirjutiste uurijad korraldavad igal aastal ka Huxley teemalisi konverentse, nii et tema mõju on tõeliselt suur. Ja see raamat on väga paljuski autobiograafiline, kus siis peategelane nii-öelda on ka silmitsi sellega, et saada aru, mis tema ümber toimub. Et see on jällegi periood, kus 20. sajandi alguses tundub, et kõik laguneb, sündimas on uus maailm. Keegi ei oska õieti seisukohta võtta ja ka see on kirjutatud niisuguste katkenditena omamoodi, mitte nagu pika sidusa romaanina. Ja kes tahab nautida head tõlget, head stiili, Anne Lange tõlge on ja ka niisugust stiili, mis on pigem mõtisklev, arutlev, filosoofiline, siis südamest soovitan. Ja ma usun, et on, sest selle hieronymusel on tavaliselt alati järelsõna. Ja teine asi on see, et ma vaatan ka rõõmuga, et tegelikult Huxley suri 63. aastal, et hieronymus on hakanud ikkagi välja andma ka raamatuid, kus tegelikult, mis ei ole nii päris kauges minevikus ainult, vaid ka ütleme 20. sajandil avaldatud raamatuid, kus, mis võib-olla muidu võiks arvata, et on raske ka müüa Eestis, aga hieronymuse toetusega nad saavad ilmuda. Ja see on igatahes üks tähenduslik raamat, mis praegu ilmus. Minu meelest on neljapäeval kell 5 on siin ka selle esitlus Tiit Aleksejev vestleb Anne Langega, nii et kes saab, võib tasuta olla kuulama kindlasti kohe. Kindlasti see oleks väga huvitav kuulata seda. Ja. Ma olen hoopis kergemat rada pidi, ma näitan lihtsalt 2 raamatut, mida tasub näidata, ma ei räägi nendest sõnagi, mis nendest sees on. L.J. Ross on üks krimiautor, keda ma julgen soovitada. 4 raamatut siin taga, 4 raamatut on selles sarjas juba ilmunud. Ülimalt mõnusalt, lihtsalt loetav, tarbitav tekst, põnevust jagu, suurepärane krimi selle parimas mõttes. Ja siis kallidel konkurentidelt Helioses on siis ilmunud selle Punase kuninganna järg. Punane kuninganna oli üks eelmise aasta menukamaid krimiromaan Eestis. Et ma eeldan, et see Must hunt, ja ma olen saanud inside infot, et see on nii, et see Must hunt on veel põnevam kui see Punane kuninganna. Ja Valge kuningas on 3. osa, see tõenäoliselt tuleb siis järgmisel aastal. Aga need 2 raamatut, kes ma näitan, et kes krimiraamatuid lugeda tahab, siis need 2 autorit on need, keda siis raamatuvõist võtta või poest osta. Aga sul on uued raamatud, need uusi raamatuid siin kõvasti. Jah, on uusi veel ja siis on need, millest sa tahad rääkida. Millest te peame rääkida raamatud. Jah, see on nüüd üks Eestis ise kirjastatud raamat. See raamatu sai ka auhinna romaanivõistlusel ja selle kohta on keegi ka öelnud, et see on nagu Eesti Lee Child. No ma ei tea, kas ta päris Lee Child on, aga kes tahab niisugust tõelist põnevust, kus kõik toimub ainult jooksu pealt ja vahet pidamata, relvad tärisevad ja tuleb kogu aeg ennast varjata ja keegi ei saa tegelikult üldse mitte millestki aru, mis toimub. Aga asjasse on segatud nii Vene luureteenistused, kapo kui ka kõik võimalikud muud tegelased ja põhiline on see, et peategelane, kes kogu aeg jookseb, ei tea isegi päris lõpus, keda usaldada ja kas üldse saab kedagi usaldada, ta teab ainult, et ta peab kogu aeg põgenema. Ja see kõik toimub Tallinnas, Pärnus, täiesti Eestis tuttavate kohtadega ja see annab sellele võib-olla veel omamoodi niisugust väikest maiku juurde, sest me oleme harjunud, et kõik niisugused asjad toimuvad kusagil Ameerika avarustes või Inglismaal või mujal. Aga see on väga kodumaine tapmine ja tagaajamine.
hästi kirjutatud ja tegelikult autor on öelnud, et ta võib veel samas laadis jätkata üsna mitme raamatuga. See on hea, et niisugune asi on Eestisse tekkinud ja ta kirjutab täiesti korralikult ja hästi. 10 aastat tagasi Eesti krimikirjandust polnud olemas, nüüd meil on paar sellist väga uhket näidet, võib-olla siis nüüd põnevikele saame ka Eesti autoritelt. See on täiesti ehtne põnevik, klassikaline põnevik. Lee Child on ka hea muidugi viide. Jah. Ta teeb Instagramis praegu Vellu oma nende postitustega, nii et kes tahavad vaadata head Instagrami reklaami, võivad seda teha. Kes ei taha võivad raamatut lugeda. No see on päris hästi vastu võetud, see raamat minu meelest, et ta tõesti oskab seda ise ka reklaamida. Sa müüsid isegi mulle selle raamatu maha, ma üldiselt oma kirjastatud raamatuid ei loe. Aga vaatame siis võimalusi. Jah, ta on täiesti ilusti välja antud, vähemalt pealt näha, ma usun. Raamatukujuline täiesti. Täiesti raamatukujuline. Aga kes siis tahavad krimkasid veel või põnevusromaane tõlgitult, siis tegelikult meie vanad tapvad tõed, Varraku väljaanne. See on väga hästi kirjutatud põnevik. Ta ei ole selles mõttes otseselt krimka, et siin ei ole ühtegi ei amatöör ega päris detektiivi, kes hakkaks midagi uurima. Siin on sõprade seltskond, kes kunagi ülikooli ajal, enne kui nad lahku läksid, kirjutasid igaühe kohta väikese kirjakese, et kelleks üks või teine nende hulgast võiks saada elus, kuidas tal elus minna võiks. Ja pandi need siis tallele, et kunagi hiljem lugeda 20 aasta pärast. Ja 20 aasta pärast saavad nad kokku siis ühes maamõisas ja otsustavad need, nüüd on see õige hetk, kus nad loevad ette kõvasti kõigi need samad kirjakesed. Üks nende hulgast on juba läinud väga kahtlastel asjaoludel rongi all surma saanud. Ja siis järsku selgub, et nendes väikestes kirjades on võib-olla peidus või iseloomustustes palju rohkem kui algselt tundus. Pinged hakkavad kogunema, hoopis uue pilguga hakatakse üksteist vaatama. Ja no muidugi seal on ka see kinnise, mitte ruumi otseselt, vaid ühte majja kogunenud inimeste põhimõte jällegi nagu on ikkagi põnevusromaanides väga sageli. Seal ei teki lumetormi ega midagi niisugust, nad võiksid kõik sealt ära minna, aga nad ei lähe, sest et neid kõiki ikkagi huvitab, mis siis ikkagi kunagi juhtus, kuidas see nende üks sõber surma sai, kas ta kukkus ise rongi alla või oli seal ikkagi midagi kurja kuulutavamat ja miks nende kõigi saatused on läinud niisuguseks, nagu nad on läinud. Ja tõesti ma ütlen ka, et see raamat on hästi kirjutatud, seda võib nautida lihtsalt, et mitte iga krimka kohta ei saa seda öelda, selle kohta saab. Autorist räägi paar sõna, et kas ta on midagi eesti keeles on tema parem? Ei ole, aga autor on endine ajakirjanik ja ta on kirjutanud mõned raamatud, aga need pole nii tuntuks saanud, see on nagu kõige paremini praegu vastu võetud ja minu teada ta kirjutab praegu edasi. Ta ei ole nagu ühegi sarjaga väga kuulsaks saanud, aga nüüd peaks tal järgmine aasta uus raamat tulema. Ja siis on üks raamat, millel ma Krista palusin erilist tähelepanu pöörata. Pange hästi tähele. See sama, jah? Ma võin hoida, kui sa tahad sisse vaadata. No ma näitan sisse. Tähendab, oma 35. aastapäeva puhul Varrak lõi oma ajaviitesarja 2. Ja see on nüüd üks pool sellest. See on siis niisugused tänapäevase tegevusega ja võib-olla jah, tegelased on ka natukene nooremad inimesed. Kuigi siin ei ole mitte ainult noored inimesed, siin on ka ikkagi võrdlemisi eakaid juures, aga on ka väga noori. Aga mõte on selles, et siis see teine pool on ka teistsuguse kujundusega, kus on tihti peale võib-olla mõne maali elemente peal ja on igati romantilisem ja traditsioonilisem ja sinna alla võiksid siis kuuluda niisugused saagalaadsed asjad nagu ka Santa Montefiore või Kate Morton või sedalaadi raamatud. Ja tänapäevased meelelahutus ajaviide tulevad siis sellise kujundusega. Tähendab selles mõttes sellisega, et on lakkadega raamat. Iga kaanepilt on muidugi erinev loomulikult, aga need on niisugused vabama käega tehtud kaanepildid. Ja siin on veel üks asi juures, mis on uus. Näete, selle lakaga on niisugune asi, et siit laka küljest saab ühe sõrme ära lõigata ja teha sellest järjehoidja. Mis siis on ka selle sama raamatu elementidega.
aga see iseenesest on hästi mõnus raamat. See on niisugune just, mis on hästi mõnus raamat. Siin ei ole mitte midagi paha, kes tahab ajaviiteks lugeda ja kaasa minna nende inimestega, kes siin sees on, siis soovitan südamest. Logo peal inimese panin seda kass. Jah. Ei ole sul raamat? Äkki raamat, jah. See on inimene ja raamat. Jah, inimene ja raamat, jah. Kass on täitsa olevas, mis ta räägib. Võtame ära, et see kassidega raamatud peavad ära vastu kõik. Aga sa täpsustavad küsimusi, mida hakkan esitama. Siia on siis selle sihtgrupp on siis selline nooremapoolne. Seda võivad kõik lugeda, näiteks mina ei ole nooremapoolne. Ma tunnen suurt rõõmu sellest raamatust. Aga Emma Hamberg on kes? Küllaltki tuntud kirjanik, keda siiamaani eesti keelt ei ole tõlgitud ja ta kirjutabki niisugusi väga mõnusaid raamatuid. See on tal üks kõige kuulsamaid ja ma arvan, et võib-olla ta nimi saab varsti eestlastele rohkemgi tuntuks. See nüüd see nende saagade oma, see siis jääb kõvaküttiseks või läheb ka pehmeks? See läheb meil ka vist pehmeks ikkagi, aga ta nüüd järgmine vist tuleb, ongi Santa Montefiore ja see tuleb veel nüüd märtsikuus, nii et siis on näha, missugune ta välja kukub täpselt. Aga kaanekujundus on juba väga ilus paigas vähemasti. Nii et aga need mõlemad kokku peaksid siis, no need on mõeldud ikkagi samale lugejaskonnale, kes meie ajaviidet on kogu aeg lugenud. Aga kui seal olid nagu peaaegu ühesuguse kujundusega kõrvuti olid, ütleme, Emily Henry ja Beth O'Leary ja siis oli seal Kate Morton, siis me nüüd püüame sellele natuke väikest vahet lihtsalt teha. Aga see ei tähenda, ma arvan, et mingisuguseid ealisi piire ei ole raamatute lugemisel, et ei saa kuhugi raamatupoes ei pane ka niimoodi, et vabandust. Soovitatav 20-aastastel. Jah, ja soovitav 70-aastastel, eks ole. Nii need on, jah. Jah, et selles mõttes peaks küll, jah, ükskõik, kes tahab lugeda, aga ta vähemalt siis kaanekujunduse järgi teab, kas on tegemist nagu tänapäevasema asjaga või on siis raamat, milles on niisugune enamasti suht romantilised lood ikkagi, mille juured on minevikus. Ma lihtsalt seda raamatut nähes võtsin seda kui mingit aimekirjandust, nii kui räägitakse idiootidest, ma tekkis isiklik huvi on ja mõtlesin, et siin on midagi minu jaoks, aga tuleb välja, et siiski mitte. Kui sa näed sõna idioot, siis sa kahtlustad teaduslikku lähenemist. Ja võtan väga isiklikult. No näed, siin on kohe hea iseloomustus. Elu jaatav lugu kirglikust armastusest, Prantsuse köögist ja elust maal. No, mida veel tahta, eriti suve ajal. Autor on rootslane ja tõlge on hea ja tal ongi just, tema raamatud ongi need, mille kohta siis öeldakse, et tekitavad mõnusa tunde ehk inglise keeles feel good. Ja sellised raamatud me vajame aega ja mis tekitavad neist tunde? Ei no ma ütlen, et kui meile seda raamatut pakuti näiteks, siis tegelikult pakuti ka umbes sellise saatekirjaga, et issand alasta, kas seda ei olegi meil eesti keeles teil olemas või? Kus te olete olnud, et need on nii populaarsed Rootsis, et võtke kindlasti ja võtsimegi. Me oleme ka selle lõksu läinud või? Ei, aga see ongi mõnus, ütleme niimoodi, et ta ongi mõnus. Ja noh, selle on tõlkinud Kadri Haasmaa, kelle tõlge on suurepärane, kes üldse igat raamatut endale ei võta tõlkida, juba see näitab midagi. Juba kitsakas on ta tõesti. No ma räägin, ta tõlgib ainult häid raamatuid. Jah. Nüüd ma lähen ikkagi odavate raamatute juurde, eks ole, pärast seda idiootide värki. 1.99 on selle hind siin peal, Kristal on ka seal mingisugused punased sildid. See on ka raamat kirjastamisest ja raamatutest ja kirjutamisest. Ajaviite romaan, mitte ma ei tea, kas ta nimega Feel-Good romaan on, aga ühest noorest autorist, kes satub siis väga rikkas New Yorgi lähedases paigas kirjastajate agentide küüsi, aga see on ka väga mõnus ajaviite romaan, nii et soovitan seda lugeda, maksab 1.99. Kirjastaja jaoks kõige suurem, see hing nutab, kui vaatab 4.99. Lootused, lootus ja selle autor on Anna Hope ehk siis lootus.
kuidagi lõi ühisesse praegu, aga see on tore lugu kolmest sõbrast, ülikooliaegsest sõbrast ja nende sõprusest, nende elust 20 aastat hiljem, kui nad enam üliõpilased ei ole, elavad kuskil seal Londoni äärelinnades ja siis selline väga, väga tore vaade väga erinevatele eludele. Soovitan tõesti, see on üks, millest ma üritasin teha sellist väärtkirjanduse sarja, lendasin uppi kohe, aga 4,99 võiksime paremat raamatut ei leia, palun, olemas. Ja ma kiiresti näitan raamatut, mida ma ostan. Lihtsalt Susanna Clark on üks autor, keda kõik, kes fantaasiakirjandusel on ühe väikse sõrmekese andnud, et saabku teine ka autor, kellest kunagi pettuma ei pea. Ja tema Piranesi oli paar aastat tagasi ikkagi ülemaailmne hitt ja selle hind on 5,99. Ja jätkame samas vaimus. Hind 2,99, see on koas reklaamtekst praegu. See nüüd üks kolleeg soovitas mulle seda Samantha Silva Wollencroftist ja tema tütrest. Ja hind on 2,99. Et alanud on raamatuostjate mustiaeg ja Apollos rahvaraamatus on suured kampaaniad. Need hinnad on täpselt sellised. Aga Krista, sa leidsid sealt leti pealt oma suure lemmiku. Neid raamatud, mida ka Rene näitab ja mis seal leti peal tõesti on niimoodi, et 2,99 ja isegi natukene kallimad võib-olla, et need on tõesti, seal on sedavõrd häid raamatuid. On klassikat, mida nii odavalt mitte kuskilt ei saa. No Walt Whitmani luulekogu Jeesus, see oli vist 2 eurot või palju ta oli, paks luulekogu. Ja lisaks on seal neid asju, mis tõesti kirjastajad on niimoodi hoole ja armastusega lasknud tõlkida ja andnud välja lootuses, et neil raamatutel läheb hästi ja need leiavad oma lugejad. Selgub, et lugejad on lihtsalt kauge kaarega ringi käinud ja nüüd on nad siis siin niisuguse hinnaga, aga raamat ise on ikka hea. Aga mina, kellel on ikkagi kogu aeg mingisugune nõrkus igasuguste fantaasiaküllaste raamatute vastu, siis see on nüüd üks asi, mille me Varrakus välja jätsime ja mida ka lugejad üles ei leidnud. Need, kes leidsid, kiljusid rõõmust, aga need, kes ei leidnud, need läksid mööda. Ja see on siis C.K. McDonnell Kummalised sõnumid. Tegelikult selle sama autori Dublini sarja, Dublini, ütleme siis humoorika krimi sarja on andnud välja ka Eesti raamat, aga Kummalised sõnumid on tal siis raamatud, mille tegevus toimub Manchesteris ja peategelane on seal üks noor naine, kes on pannud maja põlema, sest ta mees on teda petnud, ta ei tahtnud maja põlema panna, ta vist tahtis ainult kõik mehe riided ära põletada, aga läks juhtumisi nii, et ka kogu maja põles maha. Ja siis ta on nagu ilma pennita, mees on tal olnud väga rikas ja väga vastik ja siis ta jäi täiesti pennituks. Tööd ka ei olnud ja siis ta läks tööd otsima ja võttis vastu või läks ühe töökuulutuse peale, kus pakuti talle tööd ajalehes Kummalised sõnumid. No ja see Kummaliste sõnumite ajaleht nägi välja umbes nii, kes on näinud filmi Mehed mustas, siis see maailm on umbes selline. Sest seal sõnumites ilmuvad niisugused lood nagu Loch Nessi koletis on sügavalt solvunud sellepärast, et tema suur armastus oli väike auto, kes murdis talle truudust mingi maanteega umbes. Või kusagil on nähtud tohutut libahutti, kes on ajanud taga täiesti pahaaimamatuid inimesi ja siis neil on üks päev on sellel toimetusel, kus siis tulevad inimesed kõigi niisuguste lugudega. Aga aeg-ajalt satuvad sinna siis ka lood, mis vastavad tegelikult tõele. Ja need on üleloomulikud tihtipeale, sest kusagil ikkagi ongi niisugused kummalised jõud, kes tegutsevad ja nende tee ristub tihtipeale ka siis selle ajalehes töötavate inimeste omaga. Ka, see on juba ka üsna, ma ütleksin, traditsiooniline, et selle ajalehe peatoimetaja on paadunud alkohoolik ja väga pahur ja nad ise paiknevad ühes vanas kirikus, mis peaaegu et mõnest otsast juba mureneb ja kogu see seltskond, kes neil seal on aeg-ajalt, igaüks viskab mingeid vimpasid, mõnele tuleb peale jälle vastupandamatu enesetapu soov ja ta seisab katusel ja ähvardab alla viskuda ja kuigi kõik teavad, et ta nagunii ei visku, veedavad nad ikka aega selleks, et teda ümber meenda. Ja ühesõnaga see on väga tore ja lõbus
ja see Hanna, kes sinna tööle läheb, see leiab ennast keset seda hirmsasti niisugust omapärast seltskonda, aga ta on ise väga korralik inimene. Nii et ta hakkab seal isegi nagu mingit seaduspära ja korda sisse viima, kuigi ta satub aina hullematesse olukordadesse. Seda oleme me välja andnud 3 raamatut, tegelikult on autor meil ka 4. kirjutanud. Ja see on tõeliselt hea. Nii et keda ei häiri niisugune asi, et üleloomulikud asjad juhtuvad ja seal on ikka erakordselt toredaid tegelasi. Kõigil on mingid võimed ja asjad. Soovitan südamest ja praegu on see kõigele lisaks, et 2 raamatut on 5,99. Garanteerin mitu väga lõbusat õhtut, kui minna kogu selle asjaga kaasa. Aga siin on ka kirge armastust, lootusi, kõike niisuguse asja. Natuke tuletab mulle meelde Õhtulehte, kus paarkümmend aastat tagasi töötas üks tänaseks Riigikogus Eesti rahvast teeniv ajakirjanik, kellele kohustus iga päev kirjutada üks lugu järgmise päeva ajalehte ja kuna tal mingid uudised ei olnud, siis ta mõtles need välja. Ja ta kirjutas ikka väga vapralt päris mitu kuud, kuni peatoimetaja Erilaid sai teada, et kogu see jama on, kogu see tark on ikka puhas jama ja mitte midagi, et need ründavad pullid, nõmme ja mis asjad kõik oli, eks sellist asja pole kunagi juhtunud. Ja no sel hetkel siis selle ajakirjaniku karjäär selles ajalehes lõppes, aga ta jätkas. Ja sa leidsid midagi taolist. No näiteks siin on jah üks uudis, mis algab niimoodi, et pärast läinud nädalast avariid, mille tõttu kukkus Loch Nessi järve 6 vaati parimat šoti viskit, teeb vaatlejatel aina enam muret järve kõige kuulsama asuka väidetav käitumine. Teisipäeval teatas üks tervisejooksja, et oli näinud dinosauruse taolist olendit, kes nähtavasti noris tüvi kõrgepingeliini mastiga. Enda luhtelt peas liikluse suunamiseks mõeldud koonus. No vat. Ja nii edasi. Ja siis jah, siin on veel ka sellega seonduval noodil on Preili Irene Willis, kes, nagu me teatasime, enese väitel abiellus Nessiga 3 kuu eest teinud avaldusi, et pärast hiljutisi sündmusi võtab ta korraks aja maha, et nende suhte üle järele mõelda ja palub ajakirjandust sel raskel ajal tema privaatsust austada. Nii et ühesõnaga, need on siis, selle ajalehe nimi on Kummalised sõnumid ja niisugused olid selle ajalehe sõnumid. Et neid teated otse tegelikkusest. Ajakirjandus selle parimal kujul. Ajakirjandus selle parimal kujul, jah. Aga ma arvan, et meil nüüd edasi hakkab ikkagi aina hoogsamalt tulema igasuguseid raamatuid. Sest kirjastatakse endiselt, kui me vaatame Londoni kataloogi, mis meil ette on Reneega saadetud, siis ma usun, et meil mõlemal on jäänud üsna ühtemoodi mulje, et 70% võiks ta rahulikult üle vaadata ja üldse mitte tähele panna. Jah, või lausa kustutada, eks ole, seal mingisugused meilid ja meil Kristaga on paar sellist valdkonda, žanrit, mille olemasolu me tunnistame, aga mida me ei märka ja kustutame need meilid ära, et endiselt on selliseid žanreid, valitsevaid žanreid, mida me välja ei anna, aga eks me Londonis saame näha järgmisel nädalal, algab see suur möll seal pihta. Esmaspäevast saates kirjanikud ja nende agendid ootavad oma kirjastus üle maailma vastuvõttudele ja trinkidele. Teisipäevast neljapäevani oleme Kristaga messil, vaatame, kumb kiiremini joosta jaksab, eks siis ühed kohtumised teisele ja sinna vahele siis ka võib-olla isegi mõne autoriga kohtumine. Et siin töine nädal ootab meid ees, aga ma arvan, et kuigi see tõesti me tuleme sealt tagasi pool surnuna, on see ikkagi asi, mida ma alati ootan. Ja kindlasti. Ja noh, ütleme, et siis selle 30% hulka ikka kuulub väga palju raamatuid, mida juba ette vaatada, et need on väga head ja tahaks kohe väga neid näppida lähemalt ja eesti keeles ka välja anda. Aga eks siis juba hiljem selgub see, kas keegi tahab neid ka lugeda. Aga ma olen kindel, et me ikkagi leiame sealt kumbki midagi huvitavalt. Peame, olge hoiatatud. Me kindlasti leiame sealt nii mõndagi ja kavatseme sellega eesti keeles välja anda. Ja teie olete need, kellele me sellest siis rääkima hakkame esimesena. Mis on siis järjekorras on? Enne nüüd, kui me veel mikrofoni kinni paneme, ma ütlen ikkagi, et lastele ja lapsemeelsetele Koermees ilmus raamat, mis on siis Kapten Aluspüksist tuntud tegelaste kirjutatud raamat, nii-öelda raamatu sees. On siis ideaalsest politseinikust, kellel on koera pea ja inimese keha,
sest ühes plahvatuses sai politseinik, kellel oli kaasas politseikoer, nii palju kannatada, et enam kahte asja sealt kokku ei andnud teha, siis tehtigi koermees, kes on kõige edukam politseinik, see on koomiks ja kõik lapsed armastavad seda, sellepärast et seal on ka veel selle järgi vähemalt üks film tehtud ja Tam Pilki, kes selle autor on nagu ka kapten Aluspüksi autor, see on tõesti tegelikult praegu üks maailma kõige populaarsemaid lastekirjanikke. Sellel sarjal on veel üks väike haru, on kassist, kes on siis selle koermehe suur sõber. Ja kui koermees teeb koerusi ja rääkimata kapten Aluspüksist, kus ainult lollusi tehaksegi, siis kass on erakordselt korralik ja ellasüdamega. Nii et võib-olla me jõuame juba Kassini millalgi. Jõudke palun Kassini ka. Ja kes on lugenud Skandarit, siis praegu just ilmus viimane Skandar ja vaimusõda. Ja ma võin rõõmu öelda, et selle autor, talle oli ka Skandar esimene raamat, mida ta kirjutas üldse, et kui see alguses läks nagu natuke isegi võib-olla kohamisi, ma ise toimetasin seda ja vaatasin ka, et kuidas ta nüüd kulgeb ühest raamatust teise, siis kui päris aus olla, siis enne selle viimase raamatu ilmumist, kui ma sain käsikirja, siis ma lausa nõudsin selle väljas, et ma tahtsin teada, mis juhtub. See lõpp läheb ikka niivõrd põnevaks ja ta on nii osavalt üles ehitatud ja hoogsalt, et ma arvan, et kuskil niisugustel teismelistel peaks ikka, ütleme 12-13 alustada, nad kõik kasvavad ka nende raamatute jooksul, need lapsed. On ta ikka väga põnev lugemine. Muidugi selle eeldus on täiesti absurdne kogu selle Skandarile, aga ärge laske ennast sellest segada. See on lihtsalt väga põnev. See on lihasööjad ükssarvikud. Seal on muid elajaid ka. Seal on muid elajaid, aga põhiliselt on seal lihasööjad ükssarvikud. Elajaid väga palju ei ole. See on üks selliseid toredaid raamatuid, mida ka poisid vaevaks võtavad lugeda ja põnevusega ja oodata. Ja mis ta nüüd 4. raamat tuleb praegu? 5 juba, jah. Ja see ongi kõik nüüd. See lõpebki ära, see Skandari lugu. Neil mingeid niisuguseid väikseid lisasid on, aga me ilmselt neid ei tõlgi ka, aga lugu lõpeb nüüd ära ja tõesti lõpeb hirmust põnevalt. No see muidugi on seal tehtud, et seal on 4 last, kes on nagu moodustavad ühe kamba. Neil ongi seal jagatud lapsed nii, et 4 on nagu mingisugune üks rühm, mis tegutseb. Seal on muidugi 2 poissi, 2 tüdrukut, juba see peaks ta tegema sobivaks nii tüdrukutele kui ka poistele. Peategelane on poiss, ütleme seesama Skandar, aga väga olulisel kohal on seal tema õde, kellega neid ühendab väga tihe side. Ja see on hästi kirjutatud ja kui tavaliselt juhtub nii, et peategelasel on keerulised suhted isaga, siis selles raamatus on vahetuse mõttes väga keerulised suhted emaga. Nii et hästi kirjutatud asi, kusjuures see autor nüüd on läinud sujuvalt üle täiskasvanute kirjandusse ja tema järgmine raamat peaks siis olema Romantaasia, mida sellel Londoni raamatulaadal ka juba tutvustatakse. Ja sa ostad seda ära? Ja loomulikult. Aga ostan ära, mispärast? Ostan ära sellepärast, et see ilmub eesti keeles ja igas muus keeles samal ajal kui inglise keeles. Jah. See on tore, kui sellist asja saab teha, me ise üritame ka, aga need kirjanikud on nii väledad, nad tahavad nende raamat kiiresti ilmuks. See tõlkija on paras peavalu. See saamaks ajaks välja, valmis teha, eks. Aga see kirjastaja jaoks natukene riskivabam asi, et siis on eestikeelne raamat ka kohe inglise keelse kõrvale, ehk seda eestikeelset ostetakse ka natuke rohkem. Ma vaatan siin esimest jälle, eks ole. Ja, eks see oli 2 väga toredat sari, üks oli Oxfordi haridusega, Britt oli sul lastele kirjutas toreda Vilgõht tõlkis siin tõlgets. Ja, see on see võimatud olevused. See jätkub ja sellest kavatsetakse nüüd teha suur filmisari, just nimelt mitte telesari, vaid filmisari. Et ilmselt siis Disney teeb seda, et püüdes luua nagu omamoodi Harry Potteri sarja. Ja juba filmimine peakski käima esimesest osast ja autor kirjutab muidugi edasi, tal on juba uus raamat varsti tulemas, nii et me anname ka selle välja. Ja see on võimatud olendid ja siis on mürgitatud kuningas ja nüüd järgmist pealkirja ma ei oska veel praegu öelda, aga see on tulekul.
see, kui ma ei tea, Skandar mulle nagu nii väga ei meeldi, aga vot see võimatud olend, see mulle meeldib väga ja ma seda soovitan riigile osta endale ja oma lastele. Ei, see on tõesti, see on suurepärane. Ja võib-olla võtabki Harry Potteri selle kaua oodatud Manklipärija, eks ole, et see sellest sarjast ma ootan küll väga palju. Saame näha, eks me järgmisel korral, kui me kohtume, siis me saame natuke rääkida nendest, mis kõige rohkem välja paistsid, ehk siis need, mida siis suured kirjastuskontsernid tahavad kõige rohkem reklaamida, aga meil on kindlasti rääkida ka nendest kohtumistest, kuhu me õhtuti läheme. Kristal on ühed, mul on teised. Me oleme seekord väga hästi ära jaganud, et me kokku ei saagi nendel. Aga ehk siis me saame rääkida, keda me nägime ja keda me kuulsime. Aitäh kuulamast, teil küsida tahab midagi, siis küsige. Ikka tahaks, et ega seda saaksite, nii et. Ja. Kas Elisabeth Gilberti tõlked on ka tulemas? On. See tautuse veo, ja, tuleb, see tuleb maikuus minu meelest. Tuleb, võite küsida ka nende kohta, mis tuleb ka head festival oma kirjanikega. Varsti hakkame avaldama siis festivali poolt neid kirjanike nimekirju ja iseloomustusi, aga praegu enamasti oleme saanud juba vastused nendelt, kes tõesti tulla kavatsevad. Sel aastal oli kuidagi erakordselt palju ära ütleb, igast asju juhtus ootamatult. Neid asju juhtub praegu ka. Lennuliiklusele mõjutavaid asju, mis võivad siin külalised viia hoopis mujale, et vaatame, kuidas on sellega läheb. Maikuu üritus meil on traditsiooniliselt peamiselt pühendatud siis Heatread festivali külalistele, kellest me siis pikemalt räägime, võib-olla meil on isegi neid raamatuid näidatamas. Ja siis uued raamatud on siis sel korral siis natukene tagaplaanil, aga nendest me kavatseme ka rääkida, aga sinna on meil natuke aega. Kuni see nimekiri lukku päris läheb. Ja no tegelikult mõne tulija raamatud ilmuvad ka alles mai algul või aprilli lõpus, nii et neist saab ikka rääkida. Ja, aga siis kui teil rohkem küsimusi ei ole, meie täname teid ja kohtume järgmise kuu alguses.